Me oleme oma saates sõitnud erinevate masinatega ja mitte ainult sõitnud, vaid ka lennanud. Aga nüüd läheme veel grammikese edasi ja ma olen istunud UTV rooli. Just, see on UTV täiselektriline ja ma lähengi proovin. Praegu näitab, et ma saan sõita 88 kilomeetrit ja ma lähen proovin, kas see päriselt ka paika peab. Me alustame oma elektrilise UTV-ga sõitu siit samast Tartust, motohobist ja esimene peatus on meil Maanteemuuseumis. Aga kõigepealt enne sõitu panen ka ukse kinni, et kõik ikka turvaline oleks. Ilmselt ma valetaksin teile, kui ma ütleksin, et mulle ei meeldi sellega sõita. Mul sellest stardihetkest siiamaani suunurgad mitte kuidagi allapoole ei lähe. Ma olen nii vaimustunud ja loomulikult siin Ladina-Eestis ehk Lõuna-Eestis on 25 kraadi sooja praegu ja selle elektrilise UTV-ga on lausa lust sõita. Natukene kui lased fantaasial lennata, tekib tunne, et sõidad kabrioletiga, et tuul puhub. Aga mis mulle veel meeldib, on see, et kui sa lihtsalt ei taha tuule vilinat kuulata, siis kuulad mussi. CF Motol tuli välja elektriline UTV, et alustame kõigepealt algusest. Mis asi see UTV on? Et kas võib öelda, et see on natuke selline kui mugavam versioon ATV-st? Ma arvan, et mitte, et see on maastikukõlblik väike veok, mis on mõeldud materjalide transpordi inimese vedamiseks kohtadesse, kuhu tavasõiduautoga või sõidukiga väga hästi ei pääse. ATV-st eraldab teda siis kabiin ja eraldab seda, et ATV-d juhitakse juhtrauaga, UTV-d siis rooliga, sa oled istuvas asendis, turvaööga varustatud ja nii edasi. Et jah, päris ATV-ks teda pidada ei saa. Tolmuseid jälgi täis on tee, kus iga samm viib kaugusse. Nii viimas kui tuules liigun su poole, kuni taas sind näen. Elektrilise UTV puhul on mega mugav see, et sa ei pea muretsema selle pärast, kas sul garaažis on kanku täis bensiini. Kui ongi UTV tühjaks saanud, paned kenasti saba taha ja natukese aja pärast on sul jälle masin sõiduvalmis. Pluss see, et ta on tõesti äärmiselt vaikne, ta ei vibreeri. Kui me tavaliselt proovisõidus näitame teile erinevaid funktsioone, mida näiteks autod pakuvad, siis ma võin öelda, et ka siin UTV-s on väga palju avastamist. Näiteks loomulikult ei puudu siit CarPlay, sa saad oma telefoni ühendada, sul on erinevad sõidurežiimid, isegi esiklaasi soojendi. Põhimõtteliselt tegemist on nagu väga mõnusa elektriautoga, mis on ka teiselt küljest väga praktiline tööloov, sest sa saad oma näiteks istikud või ma ei tea, mis iganes tarvikud panna siia taha kasti ja kenasti kodus tööd teha sellega. See CF Moto UTV on tõesti nagu päris elektriauto. Sul on võimalik näha, palju sul loomulikult akut on. Ta näitab, palju sa sõitnud oled, palju keskmine elektrikulu on. Isegi siit sul on võimalik panna, kas sa soovid, et 2 ratast veab või kõik 4. Me oleme nüüd mõnusalt ringi sõitnud, alustasime, oli range 88. Me oleme sõitnud 53 kilomeetrit ja me saame sõita veel 29 kilomeetrit. Sa Kairi saad aru, et sa sõidad tutika masinaga, jah? Sellepärast mul üks silm nutab ja teine naerab, et nii äge on, aga teiselt poolt on nii kahju, et see on tutikas ja ma lihtsalt ei raatsi sellega siin niimoodi muda sees off-roadi rajal sõita, aga kuigi ta on nagu väga võimekas, et isegi nelikvedu ei ole vaja siia sisse lülitada, see sai niisamagi väga hästi sõidetud siin. Miks elektri UTV ja miks tasub elektri UTV peale mõelda, on kindlasti see, et esiteks see on vaikne. Ta ei tee mingisugust lärmi isegi, kui sa kiirendad või vead midagi rasket. Ehk siis ta on sellele naabruskonnale väga sõbralik. Kas ta on siis kuskil haiglate läheduses või koolide läheduses, lasteaedade juures 6 tunniga tavalisest 220 ja 4,5 tunniga siis sellest kodusest autolaadjast
nii kähku ta täis saabki. Et ilmselt need, kes on UTV-ga sõita proovinud, siis hakkavad vaikselt juba mõtlema, et kas seda ATV-d üldse on vaja, sest ma saan aru, et ka saha saab kenasti ette panna talvel lund lükata. Lund lükata jaksab, käru vedada jaksab, koormat vedada jaksab, ka manuaalselt kallutav kast on taga ja on võimalik panna ka siis küll fossiilkütusel kabiinisoojendust sinna sisse, mis ei ole liiga suur kulu juurde panna, kui kellelgi peaks seda vaja olema. Meie saime sellega proovida, aga me oleme põhjusega siin Maanteemuuseumis. Ja, 3. aastat järjest CF Moto korraldab Eestis CF Moto päeva. CF Moto päev on kogu pere päev, mis on mõeldud kõigile inimestele, see on tasuta ja selle päeva raames saab siis proovida erinevaid mootorrattaid, proovida erinevaid ATV-sid, UTV-sid, kaasa arvatud ka seda elektri UTV-d, lastele batuudialad, meil on 2 vägevat kontsertit, Hunt ja õhtu lõpetab Terminaator. Vahele mahuvad ATV osavusvõistlus, lisaks sellele on mootorratta huvilistele siis aeglussõiduvõistlus, päev ilmselt päikest täis ja palju põnevust ja mis teeb sellekordse CF Moto päeva vägevaks on see, et see asub Põlvamaal Maanteemuuseumis ja siin on ka palju muud lisaks CF Motodele vaadata, nii et 30. mai 2026 aasta kogu pere päev, tulge külastama ja ma arvan, et saate vägeva elamuse. Meie teekond on vaikselt lõpule jõudnud, meil on jäänud akut 7% ja ta näitab veel, et 10 kilomeetrit saab sõita ja nagu ma enne ütlesin siis ja arvasin, et umbes 80 kilomeetrit selle ühe laadimisega sõita saab ja ma ei kasutanud ekorežiimi, vaid täiesti tavalist režiimi. Sõitsime nii, nagu soovisime, mööda künklikke teid, mööda off-road rada, nii et 80+ kilomeetrit saab sellega väga eduliselt sõita. Ehk kes otsib oma majapidamisse ühte korralikku töölooma, töömasinat, siis just see CF Moto elektriline UTV on väga mõnus, vaikne, mugav ja saab väga edukalt oma tööasjad tehtud. Ja niisama nautida ka, ärge seda unustage.